Saluud, mina olen Gameboy Tetris ja täna me vaatame, kas Eesti värske muusika kruvib või ei kruvi. Lubage esitleda ühte lõbusat lugu laulu. See on äge. Ma esimest korda kuulsin seda proovil ühes mõisas, kus oli terve see Girly Strings bänd ja Nublu. Ja ma nägin seda nagu esimest korda proovis ja siis laivis sama õhtu. See on mega cool lugu. Esiteks Nublu on hästi, ta on kameelian. Ta nagu, ta oskab seda nahka vahetada väga hästi. Ja pluss muidugi nagu praegu niivõrd palju juba tehtud nagu, et kõik otsivad midagi nagu väga huvitavat, et üllatada. See on super. Ma päriselt arvan, et see Girly Strings on üks oma naulisemad Eesti bände. Muidugi see sõnum, vaata, mis nad räägivad, see on küll see kõik maa teema, vaata, ja see on nagu folgibändidel on nagu ühtlane suht alati. Aga see sound ja kuidas nad seda teevad, vaata, ja see Eva Vox, see on ikkagi, see on tase. Vaat see koht. See melo, mis Eva teeb, see on kõige parem koht selles laulus üldse. Lahe, 100% kruvib. See on Jasmin või? Anett, ja, ta on kusjuures väga huvitav, mulle väga meeldib Anett. Väga souli, mulle kohe kruvib. Esimest korda kuulan, aga lahe asi. Ma olen ise suur soul-muusika sõber, vaata, et mulle sellised asjad väga meeldib. Mulle meeldib, mis ta häälega teeb. Väike vibrato, vaata, lõpus ja see on super. Peaks seda plaadi soetada endale, aga igatahes kruvib. Kurat, ma ei tea, Eesti pidime, et miks nagu kõik laulud sarnaselt algavad. Ai, Fredi! Jaa. Ma armastan teda. Fredi on minu subjektiivne arvamus, et terves selles pizza projektis Fredi on see kõige huvitavam faktor. Vaata, Reketil on väga tugev selline külg, mis ta on leidnud oma muusikas ja mida ta ei kasuta selles projektis. Absoluutselt. Kohver on väga andekas vend, aga mulle tundub, et siin võtta see pizza teine ja kolmas lugu, ta on hästi sarnane kuidagi see viis, mida ta seal teeb. Aga üldplaanis väga ilus popmuusika kruvib. Aasta tagasi sa küsisid neilt, kes ma. Kõik mu ümber muutun, kõik on vahetanud, kes. Ja. Mulle see ref meeldib. Väga äge ref on siin. Pluto kohta ma võin nagu seda öelda, et mul võib olla nagu endalgi sama probleem, et kohati on nagu raske aru saada, kas ta laulab refi või ta laulab salmi. Et ikkagi mina tahaks, et kuidagi muutuks midagi nagu hääles, vaata, kui ref lõpeb ja hakkab salmi. Pluto kohta ma kindlasti näen mitte võib-olla räpitalenti, vaid pop-artisti. Et ta on ka samuti väga hea melodist ja tema muusika on hästi kerge, meloodiline ja meelde jääb tihti peale. Villemil tihti peale on see probleem, vaata, et me praegu tegime koos laulu ka ja ta teeb teise salmi, mis nagu idee poolest peaks nagu lõppama mingi punchiga, vaata, punchline'iga. Et ütle midagi nagu targa selle teise salmi lõpus, vaata, mis võtaks nagu terve loo kokku, vaata.
ei. Aga igatahes Muhe lugu ja Kruvib. Oh. Bass on päris funky. Ma ei tea, üldjoondest. See ei ole nagu kindlasti see laul, mis oleks kuskil topis. Aga ilmselt see ei olnud eesmärk ka. Tänapäeval on nii raske, vaata, meil nagu kuidagi kõik läks selliseks, et artistid tahavad teha just nagu popi, vaata, ja võib-olla see, et tekkis turg ja kõik artistid hakkasid palka saama ja see kuidagi moodi sõi välja need alternatiivsed projektid. Alternatiivseid projektid on kindlasti vaja, sellepärast, et pop võtab asju sealt. Popis tegelikult hästi harvad tekivad mingid innovatsioonid. Nad tulevad just alternatiivsest mussist. Mina annan neile tuult tibadesse ja Kruvib. Kurat, mulle nii meeldib Kirvati hääl. Täiesti, ma usun, et kui see mees teeb kõik õigesti, see on järgmine suur nimi. See oli see video, kus need suled lendasid ja see on super. Tal on väga eriline tämber. Ta näeb kaadris väga hästi, kaamera armastab teda. Ta on karismaatiline poiss, noor ja naljane. Ja pluss see, et ta peab viisi päris normaalselt. See tänapäeval on väga suur pluss. Kruvib 100%. Ja. Wow, me tegime ühe laivi Narva Lossis. Ja siis see bänd oli need tüübid, kes meid soendasid. Me kuulasime Päevakoeraga Päevakoer muidugi nagu käis edasi-tagasi. Ma kuulasin terve laivi. Ma armastan neid poisse ja ma tahan neid kunagi võtta soojendajaks, et nad soojendaksid meid. Palun tulge. Võtsid või? Narva. Let's go. Tegelikult arvan, et selline nagu kolledžlik sound võib tulla Eestisse. Et terves maailmas on seda näha, et see on tagasi. See on äge, jaa, mulle meeldib. Aga seda poissi ma usuldan 100%. Kui ma nägin teda laval, ma nägin, kui suure kirega ta seda laulis. Et temas on midagi. Uue on vist bändi nimi. Ja, super. Kruvib 100%. Aitäh, et vaatasite, kuulake head muusikat ja ärge andke otsustada raadiojaamadele, mis teile meeldib ja mis teile ei meeldi. Kui teile meeldis see video, siis like, subscribe ja näeme pea.